Tere, Kristiina, ja võta mikrofon, et laseme inimestel tagasi mõttega kohale jõuda. Ma panin kirja endale, et otsides, et kuidas sind sisse juhatada, et kodanik. Väga õige, olen. Ja siis ma sain infot, et sina oled Eesti kaasamise meister. Aitäh. Sina oled teinud Eestis kõige rohkem kaasamise ja koosloome üritusi ja formaate nii-öelda praktikuna. Ma olen praegu täiesti šokeeritud, sest et ma ei määraks ennast absoluutselt mingite ei tiitlitega ega ühegi sellise suurejoonelise võib-olla kaasamistegevusena, kui lihtsalt tegelikult tavalise igapäevase praktikuna lihtsalt olles inimene ja suheldes teistega. Aga me hea meelega kuulaksime sinu kogemuslugusid Tallinnast, Tallinna kaasamise kogemuslood ja palun. Aitäh. Ma saan aru, siin see klikker vist peaks ka töötama. Next back, vaatame. Okay. Tere kõigile. Kristiina Sandra, siis mina. Ja aitäh, et mind on üldse siia kutsutud. Mul on suur au. See terve hommik, mis ma olen siin täna kõiki neid inspireerivaid inimesi kuulanud, on natukene kurvastanud mind. Et ma olen niisugune väga emotsionaalne inimene ja nutt tuleb kergesti peale. Ja ma tunnen nagu justkui niisugust päris palju pessimismi õhus. Aga ma ise pean ennast selliseks väga, ma pean ennast niisuguseks paadunud optimistiks, aga see optimism tekib läbi selle, et ma olen ka tohutult kriitiline. Mitte ainult kõigi teiste suhtes, aga iseenda suhtes ka ja kõikide nende tegevuste ja protsesside suhtes, millega ma pean kokku puutuma. Ja nende paari tunni jooksul olen ma pidanud absoluutselt terve oma esitluse ümber mõtestama. Seega kõik need slaidid, mis mul siin taga täna on ette valmistatud, need tegelikult ei kehti enam sellega, mis ma nüüd kavatsen vist rääkima hakata. Ja enamikud need enda arvates väärt mõtted, mis ma tänaseks kokku kogusin, on tegelikult täna juba kõik ära kõlanud. Nii et kui siin oli inimesi, kes võib-olla nii sügavalt ei keskendunud ja ei kuulanud võib-olla mõningaid sõnavõtte, siis ma kindlasti soovitan seda kordust järgi vaadata, sest et kõik see, mis täna on siin juba räägitud, on tõde, on täielik praktika ja kehtib, ma arvan, eilsest kuni ülehomseni välja. Natukene veel võib-olla minu tausta, et tore kuulda, et öeldakse, et ma olen kogenud kaasamispraktik. Ma olen tegelikult olnud üle 15 aasta seotud laiemalt kommunikatsiooni valdkonnaga. Mõtlesin siin eile, et mis need nii-öelda märksõnad siis võiksid olla minu kohta, et näiteks müük, ma olen väga palju pidanud seda elus tegema, reklaam ja turundus ja üleüldiselt igasugused inimsuhted. Ja ma vahepeal sain emaks selle perioodi jooksul ja mõtestasin ümber ka selle, et milliseid väärtuseid ma tegelikult oma igapäevaste tegevustega loon, milliste väärtuste sees ma elan ja olen ja töötan ja kuhu ma tahan edasi minna. Ja minu täiesti kindel soov ja veendumus oli see, et mina tahan töötada avaliku sektori heaks ja jaoks. Ma nägin, et selles on nii palju võimalust teha asju paremini ja kiiremini ja nagu ma ütlesin, see kriitik minust ärkas, eks ole, et kus viga seal mine ja aita, on ikka ema alati öelnud. Ja siis ühel hetkel sattusin ma Keskkonna- ja Kommunaalametisse, kus leiti, et minu selline turunduslik taust, et kui oskad nagu sihtrühmasid määrata ja nendele mingeid sõnumeid ette laduda, siis see võiks nagu kaasamispraktikas ka päris nagu hea taustakogemus olla ja ma siiralt loodan, et see nende jaoks seda oli, sest täna ma seal enam ei tööta. Küll aga selle aja jooksul ei pidanud liiga kaua seal olema,
et tulevane antropoloog minus tõstaks pead ja otsustaks, et kogu seda protsessi on vaja natukene sügavamalt uurida ja lahti mõtestada, sest et see, mida me täna teeme, see ei toimi. Seega ma hakkasin seda natukene lähemalt uurima läbi siis oma igapäevaste praktiliste kaasamistegevuste. Ja ma tegin neid tegevusi 1,5 aastat Keskkonnakommunaalametis. Ja selle aja siis mul on siin pandud, et 1,5 aastat ja 100+ kaasamistegevust. 100+ kaasamistegevust oli meie osakonnas tegelikult 1 aasta jooksul. See oli aastal 2025. Ja nende tegevuste hulgas oli siis üle 50 füüsilise kohtumise. Ja jah, ma pidin korraldama neid üksinda, aga see ei tähendanud, et ma tegelikult üksi neid korraldasin. Koostöökogu inimesed ja kõik te, kes siin olete kaasamisega seotud, teavad ju, et kaasamistega on seotud suur hulk inimesi. Ja ühed nendest inimestest ei ole lihtsalt mitte elanikud, vaid on ju tegelikult need samad inimesed, kes meie enda süsteemis sees töötavad, kus me oleme. Ehk siis minu jaoks niisugune üldse uurimine, et mis need kaasamisprotsessid on ja kuidas need töötavad, algasid meie enda majas sees. Need inimesed, kellega ma koostööd pidin tegema, ma panin neist pildid ka siia, sest et nad on lihtsalt nii super armsad ja head inimesed. Nad teevad oma tööd tohutu hinge ja südamega ja siis tuleb vahepeal üks Kristiina Sandra ja ütleb, aga vot nüüd te peate tulema minuga kaasa ja nüüd me peame veel hakkama elanikke kaasama ja siis te peate selgitama neile, mida te iga päev teete ja miks te teete asju, mis teile öeldakse, et ei sobi ja ei meeldi ja ärge üldse tehke. Ja see ei rõõmustanud mitte kedagi. Inimesed olid kurvameelsed, sest mitte keegi ei taha minna ja saada kogu aeg vastu vahtimist kõigega. On olnud projektijuhte, kes tulevad ja nutavad mu õlale sellepärast, et nad lihtsalt on väsinud. Neil ongi kaasamisväsimus, sest et nad peavad seda kogu aeg tegema. Tuleb jälle Kristiina ja ütleb, et nagu lähme uuesti, teeme jälle. Iga nädal vähemalt üks kaasamine. Niimoodi see süsteem on täna veel vist üles ehitatud ja süsteemis sees olles sa ei saa nagu ka otseselt öelda, et aga ärme tee, sest et kui sa oled minusugune niisugune üliväikene, pisikene mutter selles hiiglama suures süsteemis, siis sul ei ole seda varianti öelda, et see kõik on jama ja jura ja lõpetame ära. Paneme cancelisse. Ei, me peame ikka tegema. Ja siis me tegime. Ja neid kaasamisi oli palju. Ja nagu ma ütlesin, ma pean natukene ümber mõtlema seda, mis ma siin räägin. Oma inimestega saime need asjad enam-vähem sirgeks räägitud. Ma hakkasin uurima, et mis see nendele tuska kõige rohkem põhjustab ja kuidas seda nende jaoks paremaks teha. Ja jõudsin sinna, et nende jaoks on ju ka kaasamine kogemus, eks ole. Ja kaasamine on kogemus ka selle inimese jaoks, kes tuleb sinna kaasamissündmusele. Seega me hakkasime lahti mõtestama seda kogemust ennast, mis seda kogemust loob. Kui Tõnis tuli, istus siia maha, ütles, et see ruum kohe nagu avaldas, eks ole, mulje, et niimoodi ongi. Inimeste kogemus algab mitte tegelikult sellest hetkest, kui ta siia sisse astub, vaid sellest hetkest, kui tema üldse info jõuab, et mingi kaasamine toimib. See on see esimene kutse, eks ole, mis välja läheb, on see siis e-maili teel või koputades uksele või haarates sealt nööbist kinni ja tänavalt kaasa kutsudes. Milline see kommunikatsiooni nägu on, mis me inimestele saadame, eks ole. See on see, kuidas me loome lauseid sinna kutse sisse, lõpetades sellega, et kas me tervitame neid naeratusega või laseme neil lihtsalt sisse jalutada. Ja see kogemus võib olla väga intensiivne. See kogemus võib olla intensiivne nendele inimestele, kes seisavad selle rahvasumma ees ja kes üritavad selgitada ja põhjendada, et miks me tegelikult teeme oma tööd hingega, et nagu kuidas te aru sellest ei saa. Et ma saan aru, et teil on ettepanekud ja mõtted, aga meil on ka ettepanekud ja mõtted. Ja siis on see teine pool inimestest, kes tulevad ja vaidlevad jälle vastu, et kuidas nagu siis need eksperdid aru ei saa, et te teete kõike valesti ja meil on siin nagu üldse teised vajadused. Ja see kogemus on niisugune negatiivne kõigile.
et ükskõik kui hästi sa seda sündmust üles korraldad, siis lõpuks läksid ikka kõik nagu mossis nägudega ja negatiivselt minema. Ma ei tea, kui paljudel seda kogemust on, et lahkutakse vihase näoga. Jah, vähemalt ühel inimesel. Ülejäänud kõigil naeratavad, ma saan aru. On teilt midagi õppida. Ja siis selle kogemuse põhjal ma mõtlen, et siin räägiti erinevatest nendest kaasamismeetoditest, on ju, et neid on võimalik igatepidi erinevalt teha. Ja me katsetasime ühte, teist ja kolmandat. Jumal, ma olen vist kõik need meetodid läbi käinud, mida siin Teele on seal tutvustanud meile ja Maiu on kirjutanud ja oleme ühte, teist ja kolmandat proovinud ja siis me jõuame ikkagi lõpuks sinna, et ükskõik kui hästi sa seda sündmust nagu üles ei ehitaks, siis alati ju keegi on, kellele ei meeldi ja me jõuame lõpuks sinna, nii et see kogemus isegi oli tegelikult päris okei ja hästi sai süüa ja tegelikult oli see õhtujuht ka päris normaalne, on ju, eksperdid ei olegi tegelikult nii rumalad ja räägivad päris tarka juttu. Ikka inimesed vinguvad, mis see nagu probleem siis on, on ju. Ja see probleem on selles, et need otsused ei jõua kuskile, on ju. Sellest on ka juba täna räägitud, et need otsused ei jõua kuskile. Hakkasin siis mõtlema, et miks see siis nagu niimoodi on, on ju. Ja kui nüüd nagu tegelikult sinna süsteemi sisse natukene rohkem vaadata ja kuigi näiliselt tõepoolest tundub, et need inimeste ettepanekud ja arvamused, mida nad nagu jagavad, vahet ei ole siis millisel moel, on see siis kuskil küsimustiku kaudu või koosloome töötoas, siis tegelikult nad jõuavad küll. Me ei näe iga seda otsust võib-olla kohe kuskil selgelt kommunikeeritult, et vot istuti koos ja otsustati nii ja nüüd nii tehakse. Aga kõik need inimesed, kes sinna kaasamiskohtumistele tulevad ja kes saavad osaks nende inimeste mõtetest, tegelikult viivad need mõtted endaga kaasa. Ja kui nad järgmist projekti hakkavad tegema, siis nad juba arvestavad kogu seda projekti loomet täiesti teistmoodi, sest et nad on olnud osa sellest kaasamiskogemusest. Ja kuigi ma mõtlesin alguses rääkida natuke rohkem mingitest numbritest ja statistikatest, siis lõppude lõpuks on kõik need numbrid ja statistika veits pointless. Sest et kui meil on olemas taustainfo, ma saan aru, et siin tänapäeval juba iga teine teeb, eks ole, mingit lühiuurimust kaasamisest, mis on tegelikult väga tore ja väga tervitatav ja ma ise tegin ka, mu LinkedInis saab lugeda seda, siis lõppude lõpuks on see, et see praktiline kogemus annab meile nagu rohkem tagasi. Mida rohkem sa seda eksperti kaasad nendele sündmustele, seda rohkem tema saab osaks kõikidest nendest erinevatest arvamustest ja mõtetest. Ja mida rohkem sa neid elanikke proovid kaasata, seda rohkem sa leiad neid inimesi, kes leiavad oma selle koha, kas nad tahavad või ei taha olla kaasatud. Sest kui me tulime välja ühe küsimustikuga, mille tulemuseks oli see, et suurem osa peab küll oluliseks, aga inimesed ei usalda, et nende arvamust arvestatakse, siis tegelikult selle numbri taga 64,7%, selle numbri taga on tegelikult lihtsalt inimesed, kes ütlevad, et nad esitavad oma ideid küll ja et nende ideed ei arvestata, aga tegelikult nende idee ei olnud arvestamisväärt, sest ka see on tegelikult austada. Mul saab aeg otsa, on ju. Okei, selge. Ma teen hoopis niimoodi. Mul on pandud terve selle tänase päeva jooksul kokku terve ports lauseid ja mõtteid, mis käisid siin läbi. Ma lihtsalt loen korra selle ette, nii on võib-olla parem. Räägiti siin sellest, et kogukonna eestvedajatel on kaasamisväsimus. Jah, meil on kaasamisväsimus tõepoolest. Kuidas liikuda võrgustike arendamisele? Väga lihtne, mida rohkem sa kaasad, seda rohkem tekib seda aktiivgruppi, kelle seast need asjad hakkavad edasi liikuma. Noorte kaasamine, huubid, mega geniaalne idee, aga noorte kaasamine on väga lihtne. Mina läksin Eesti Noorteühenduste Liidu juurde, küsisin kontakte ja siis käisin ja võtsin lihtsalt haarasin noortel nööbis kinni, ütlesin, sa tundud aktiivne, tule ole. Nüüd meil on need, kes käivad. Nii, siis kuidas kaasata neid, kes ei ole vabatahtlikult aktiivsed? Võib-olla neid ei olegi vaja kaasata, võib-olla nad ei taha olla kaasatud. Siis kaasamised ja üldse kaasamiste programmid, analüüsid, arutelud, koosloome, sündmused, kõik erinevad meetodid. Üks asi, mis alati aitab, on see, et lihtsalt kogu püsivalt sisendit. Kui sul on püsiv sisendi kogumine olemas, siis on sul palju lihtsam vaadata, et kus kohas üldse on vaja kaasata või ei ole vaja kaasata. Siis
kuidas olla kaasatud ka siis, kui mingisugused võimuvahetused toimuvad. Õpeta inimestele, kuidas saab olla kaasatud, mentorda neid, anna neile võimalusi, kuidas esitada häid ettepanekuid nii, et neid arvestataks. Siis kohe lõpetan, täiega kohe lõpetan. Kas iga idee peab jõudma otsustustesse? Ei pea, sest et selle jaoks ongi meil tegelikult geniaalsed inimesed, kes palkavad teisi geniaalseid inimesi, kellel on see ekspertteadmine, kes peavad oskama kuulata ära erinevaid arvamusi, aga kes ikkagi peavad ise suutma need otsused teha oma ekspertteadmiste põhjal. Selle kohta mul on ka LinkedInis väikene mingi jutukene. Siis arvamused erinevad ja nende paljusus. Jah, neid on. Kõik see sõltub ka sellest, millises inforuumis, eks ole, inimesed liiguvad. Kaasajatena on meil see võimalus seda inforuumi natukene ühtlustada. Ehk siis, kui üks inimene saab oma infot Instagramis, teine saab Postimehest ja kolmas saab jumal teab kus kohast, siis kui sa kutsud inimesed kokku ühte saali, siis sinul on see võimalus kohandada seda kommunikatsiooni ja infot, mis välja läheb. Ehk siis oluline pole see, kust inimene selle infoga tuleb, vaid mida sina siit neile kaasa pakud. Kaasamisvormide üleküllus, katsetage kõike, sest et need on lahedad, need hoiavad inimestel seda väsimust natukene madalamana, sest et neil tekib põnevus juba, et mis mind järgmine kord ootab, meil on siukseid kaasatuid. Ja siis ja hästi oluline asi, mis me tegelikult selle 1,5 aasta jooksul saime, on see, et kuidas me ise oskame inimestele selgeks teha, mida me tahame nende käest saada. Et see nii-öelda isegi siis, kui sulle tundub, et sa oled selles kaasamis nagu etapis, kus sa justkui ainult jagad infot välja, aga tahad ikkagi seda arvamust vastu saada, siis tegelikult, kui sa õigesti oskad oma enda nagu vajadused välja kommunikeerida, siis sa saad alati mingeid arvamusi, mida on võimalik otsustustesse vastu võtta. Okei, jah, see esitlus oleks pidanud täitsa cancelisse. See oli väga tore lõpuspurt ja siin ma tean, et siin auditooriumis on ka tudengeid ja me räägime oma innovatsiooniaines, sotsiaalse innovatsiooniaines sageli võimust ja võimuhierarhiate lõhkumisest ja nagu nägite, mis toimus, mina tõusin püsti ja Sandra hakkas kohe kiiremini rääkima. Ta miskipärast arvas, et ma kuidagi, ma ei tea, ründan teda või ma ei oska. Ei, ma nägin, et 5 mintsa juba oli ja kui sa tõusid püsti, siis ma olin nagu nüüd on raudselt mingi 2 minutit, aga mul ajus on nagu mingi mitme tunni. Ja. Aga see on nagu hea näide tegelikult, kuidas see ruum ja kuidas me kujundame seda vestlusruumi, et ka see, et täpselt, et mis rollis keegi on ja millise, nii positiivses kui negatiivses võtmes, et kuidas saab lõhkuda seda, et kellegi mõttekäik on ju toimumas ja siis tuleb ja seisab sinna kõrvale niimoodi, et hakka juba lõpetama. Et need on üksed väiksed kohe õppetunnid elust enesest. Aitäh sulle, me liiguks praegu ja aplaus.